Kujutage ette tubakasuitsu selget lõhna vanas raamatukogus. Detsembripäeva hõrendav valgus langeb tolmusele riiulile, kus seisavad Postimehe köidetud aastakäigud, 30 aastat Eesti ajakirjanduse ajalugu. Nüüd need kuuluvad kellelegi teisele. Vanamees, 71 aastat vana, istub tugitoolil ja vaatab läbi akna. Anna Haava tänav on vaikne, kuid ta näeb neid. Kahte meest halli mantlis, kes seisavad liiga kaua ühe maja nurga juures. Nad ei peida end eriti hoolikalt. Nad ei peagi. Nende ülesanne pole jälgimine, see on psühholoogiline surve. Jaan Tõnisson teab, et nad ootavad. Küsimus on ainult, millal. Ja kas ta peab andma neile selle rahulduse, et näevad teda põgenevat nagu hirmunud looma. Ta paneb silmad kinni ja näeb oma mälestustes teist pilti, suvi 1940, Nõukogude saatkonna kontori, Andrei Ždanovi üllatunud nägu, kui 70-aastane riigimees lööb rusikaga tema laua vastu nii kõvasti, et tindipott hüppab. Eesti rahvas ei alista end kunagi. Need olid tema sõnad. Kas need olid ennustus või needus? Kas ta oleks pidanud juba siis teadma, et impeeriumi vastu ei võitle rusikaga? Täna on 9. detsember 1940. Väljaspool akent on Tartu, linn, mida ta ehitas sõnadega ja mõtetega, linn, mis oli kunagi vaba. Tõnisson tõuseb raskelt toolilt, vanus hakkab tunda andma, põlved valutavad ja läheb kirjutuslaua juurde. Seal on kirju. Paksuke pakk kirju, mis jõudsid eile ja üleeile. Osa neist on krüptilised, täis vihjeid ja pooleldi öeldud lauseid. Kallis õpetaja, mäletate, kuidas te kunagi rääkisite Soome sõpradest? See tähendab, põgenege Soome. Teil oleks võimalus kasutada ümberasujate programme. See tähendab, esitage end baltisakslaseks, kuigi te ei ole seda. Tema sõber, kelle nime ta ei söanda isegi mõelda, et mitte ohtu seada, on kirjutanud, kapten peab mõnikord mõistma, et laevalt lahkumine ei ole argus, vaid taktika. Aga Tõnisson teab oma vastuse. Ta on selle teadnud juba nädalaid. Ta ei põgene. Mitte sellepärast, et tal poleks hirmu, igal inimesel on hirmu, vaid sellepärast, et tema elu on olnud üles ehitatud ühele põhimõttele. Riigimees teenib rahvast. Ja kui rahvas kannatab, peab riigimees jagama seda kannatust. Kui ta põgeneks nüüd Eestit vaesemaks, okupeerituks, masendatuks jättes, siis mida see ütleks kõigile neile, kes ei saa põgeneda? Mida see ütleks vaesele talumehele Võrumaalt, töölisele Kreenholmis, õpetajale Narvas? Et nende juht jättis nad maha, kui asi läks raskeks. Aga on veel teinegi põhjus, mida ta endale tunnistab ainult vaiksetel tundidel. Tõnisson usub isegi nüüd, isegi pärast kõike, mida ta on näinud, et õigus on jõud. Ta usub, et rahvusvaheline õigus, tema armastatud konstitutsioon, nende aastakümnete töö Genfis ja Pariisis ei saa lihtsalt kaduda. Kui inkavat mees tuleb tema ukse taha, siis Tõnisson räägib temaga. Ta selgitab. Ta tsiteerib paragrahve, rahvusvahelisi lepinguid, Versailles rahu. Ta veenab neid. Aga kas ta tõesti usub sellesse? Või kas ta lihtsalt ei suuda uskuda alternatiivi, et maailm, milles ta elas 70 aastat, on kadunud ja selle asemele on tulnud midagi muud, midagi, mille vastu ei aita ei õigus ega väärikus? Tema käsi väriseb kergelt, kui ta võtab kirjad ja viskab need kaminasse. Tuli ahmib paberit. Suitsu hõljub üles korstnasse. Ta vaatab veel kord aknast välja. Hallid mehed on ikka seal. Üks neist vaatab otse tema aknasse. Nende pilgud kohtuvad. Tõnisson ei pööra pilku kõrvale. Mitte kunagi. Aga südames, kuskil sügaval, kasvab väike, külm kahtlus, mida kui see, mida ta peab kangelasteoks, on hoopis rumalus. 10. detsember. Aega on jäänud vähem kui 48 tundi. Hildegard Tõnisson seisab köögis ja vaatab, kuidas tema mees joob aeglaselt kohvi. Ta teab teda piisavalt hästi, et näha, ta on väsinud. Mitte lihtsalt füüsiliselt, vaid hingelt. Tema õlad, mis kunagi kandsid tervet rahvast, on vajunud. Aga tema lõug on ikka ülevalt, selgroog sirge. Hildegard on palunud teda, mitte otsesõnu, sest ta teab, et see oleks asjatu, aga vihjates, et äkki oleks targem kuskile minna. Maale. Või Soome. Või kuhu iganes. Jaan vaatas teda siis nii, nagu vaatab õpetaja rumalat küsimust esitanud õpilast. Hilde, ütles ta vaikselt, ma ei saa jätta oma rahvast. Ja see oli kõik.
Hildegard ei vaidle enam. Ta mõistab oma mehes seda jonnakat idealismi, mis tegi temast suure mehe, aga mis nüüd võib teha temast märtri? Kas märtrid teenivad midagi? Või kas nad lihtsalt surevad asjatult oma põhimõtete nimel, jättes lähedased maha? Hommikul tuli külla keegi. Hildegard ei kuulnud kogu vestlust, aga ta kuulis katkeid. Külastaja hääl oli kõrge, peaaegu paaniline. Konstantin on läinud. Johan on läinud. Nad võtavad kõik. Jaan vastas rahulikult, liiga rahulikult. Ma olen vanamees. Mida nad minust tahavad? Külastaja lahkus segaduses ja lootusetult. Hildegard nägi tema nägu, see oli täis kaastunnet ja abitust. Inimesed ei tule enam sageli külla. Neid, kes tulevad, jälgitakse. Tõnissonide maja on muutunud karantiinitsooniks. Sõbrad, kes olid juures heas, hoiduvad nüüd eemale, sest kartes, et iga külaskäik võib lõppeda nende endi nimega inkovet nimekirjas. Aga Jaan ei paista seda märkavat. Või teeskleb märkamist. Ta istub oma raamatukogus ja loeb. Mida ta loeb? Hildegard läheb ukse juurde ja piilub sisse. Kantil põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseadus, mida ta ise aitas kirjutada. Ta loeb seda nagu palvet. Ta loeb paragrahve, mis kehtisid ühes maailmas, aga mitte selles. Õhtul, kui pimedus langeb Tartu kohale, nüüd tulevad pimedused vara, detsembris, näeb Hildegard aknast, et hallid mehed on vaheldunud. Uued näod, aga sama ülesanne. Nad suitsetavad ja ootavad. Üks neist naerab isegi millegi üle. Kas nad teevad nalja selle vana mehe üle, kes keeldub põgenemast? Või on see lihtsalt igavuse naer, ametnike naer, kes ootavad, et nende vahetus lõppeks? Hildegard tõmbab kardinad kinni. Jaan tuleb raamatukogust välja. Ta vaatab teda ja esimest korda paljude aastate jooksul näeb Hildegard tema silmades midagi, mis võiks olla hirm. Aga see kaob hetkeks. Homme lähen jalutuskäigule, ütleb ta. Raekoja platsile. Tahan näha linna. Hildegard ei küsi, miks. Ta teab. See on hüvastijätt. Aga Jaan ei ütle seda valjusti. Kunagi ei ütle. Sest kui sa ütled hüvasti, siis sa tunnistad, et lõpp on tulemas. Ja Jaan Tõnisson ei tunnista. Mitte kunagi. 11. detsember. 24 tundi. Tõnisson ärkab vara, kuigi ta magas halvasti. Unenäod olid segased, mingid kohtusaalid, mingid nõukogud, kus ta peab kaitset. Aga kohtunikud ei kuula. Nad vaatavad teda läbi, nagu poleks ta olemaski. Ta tõuseb voodist, riietub aeglaselt, ülikond, lips, vest. Hildegard küsib, kas see on vajalik. Ta naeratab kurvalt. Ma olen Jaan Tõnisson. Ma ei saa kanda igavest riietust. See on uhkus. Aga see on ka kaitsevall. Kui sa näed välja kui riigimees, siis äkki koheldakse sind nagu riigimeest. Äkki. Ta läheb jalutuskäigule. Hildegard jääb koju, süda täis ärevust. Raekoda. Plats on peaaegu tühi, detsembri külm hoiab inimesed kodus. Mõned möödakäijad tunnevad teda ära. Mõned kummardavad vaikselt. Mõned vaatavad eemale. Nad teavad, et tervitamine Tõnissoni võib olla ohtlik. Tõnisson istub pingile. Ta vaatab vana Raekoja fassaadi. Siin ta kõneles kunagi, selles linnas. Tema hääl kandus üle platsi. Inimesed tulid kuulama tema ideid vabadusest, haridusest, õiglusest. Kas nad mäletavad? Või on kõik see unustatud, mattunud hirmule ja mugandumisele? Keegi istub tema kõrvale. Vanamees, tema enda vanune. Härra Tõnisson, sosistab see mees. Miks te ei lähe? Nad tulevad teie järele. Kõik teavad. Tõnisson vaatab teda. Kuhu ma peaksin minema, küsib ta. Ma olen 71 aastat vana. Eesti on mu kodu. Kas kapten põgeneb laevalt? Vanamees raputab pead. Aga laev vajub. Ja teiega koos. Tõnisson ei vasta. Sest ta teab, et see mees on õigus. Aga ta ei saa seda tunnistada. Ta tuleb koju pärastlõunal. Hildegard näeb tema näost, et midagi on muutunud. Ta ei ole enam kindel. Või äkki on ta lihtsalt väsinud võitlemast. Õhtul istuvad nad koos toas.
Tõnisson võtab raamatu, aga ta ei loe. Ta hoiab seda lihtsalt käes. Hildegard küsib lõpuks, Jaan, kas sa kahetled? Ta vaatab teda pikalt. Ma ei tea, ütleb ta ausalt. Ma olen kogu elu uskunud, et õigus võidab. Et kui sa teed õiget, siis kaitsetakse sind. Aga äkki ma eksisin. Äkki maailm ei tööta nii. Ta peatub. Aga kui ma põgeneksin, siis kes ma oleksin? Mees, kes jättis oma rahva maha. Ma ei suuda sellega elada. Hildegard haarab tema käest kinni. Aga sa ei suuda elada ka surres, sosistab ta. Tõnisson naeratab kurvalt. Võib-olla. Aga vähemalt ma sulen silmad teades, et ma püsisin oma põhimõtetes. Kas see on ülev? Või hullumeelsus? Või lihtsalt 71-aastase mehe väsimus, kes ei jaksa enam võidelda? Hildegard ei tea. Ja Jaan ei tea ka. Kesköö läheneb. Väljaspool on vaikne. Liiga vaikne. Hallid mehed on kadunud. Kas see tähendab, et oht on möödas? Või vastupidi, et nad valmistuvad? Tõnisson läheb magama. Ta paneb kõrvale oma raamatu kant ja kustutab tule. Pimeduses lebades kuuleb ta Hildegardi hingamist. Ta mõtleb kõigele, mida ta on teinud. Ajalehele. Ülikoolile. Põhiseadusele. Kõnelusele Genfis. Rusikalöögile Štanovi lauale. Kas see oli piisav? Kas tema elu oli piisav? Äkki homme NKD ei tulegi? Äkki see on lihtsalt hirmukampaania? Äkki. Aga ta teab paremini. Ta teab, et nad tulevad. Küsimus on ainult, kas ta kohtub neid sirgelt või põgeneb. Ja tema vastus on juba tehtud. Ta on Jaan Tõnisson. Eesti Vabariigi isa. Postimehe looja. Riigimees. Ta ei põgene. Isegi kui see tähendab surma. Sest mõned asjad on olulisemad kui elu. Kas sellised asjad eksisteerivad tõesti? Või kas see on lihtsalt ilus vale, mida me räägime endale, et jääda inimeseks? Õhus hõljub küsimus ilma vastuseta, kas homme ta ärkab vabana? Või algatakse tema viimane tee, millel pole tagasitulekut? 12. detsembrit 1940. Kell on 2 hommikul. Tõnisson ei maga. Ta istub oma raamatukogus, kuigi Hildegard palus tal magama tulla. Tal on tunne, et kui ta läheb magama, siis ta ei ärka enam vabana. See on imelik tunne, mitte hirm, vaid pigem kindlus. Nagu keha, mis juba teab, mida meil veel ei taha tunnistada. Ta vaatab oma raamatuid. Need riiulid on täis tema eluteekonda, Prantsuse filosoofid, Saksa juristid, Eesti luule, tema enda artiklid köidetud köidetena. 30 aastat Postimehe tekste. 30 aastat võitlust sõnade jõu eest. Aga milleks need sõnad lõpuks viisid? Vabadusele, mis kestis 12 aastat. Põhiseadusele, mida enam ei austa keegi. Ta võtab riiulist ühe köite 1922 aasta, mil Eesti sai põhiseaduse. Ta avab juhusliku lehekülje ja loeb oma kirjutatud lõiku, õigus ei ole kingitus võimult rahvale. Õigus on rahva olemus, tema veri ja hing. Ükski diktatuur ei saa seda ära võtta, sest õigus elab nii kaua, kui elab rahvas. Need sõnad kõlavad nüüd naiivsetena. Või mitte? Võib-olla need on tõesed hoopis teises mõttes, mitte et diktatuur ei saa õigust ära võtta, vaid et õigus elab edasi isegi siis, kui diktatuur on näiliselt võitnud. Isegi siis, kui riigimees viiakse ära. Isegi siis, kui ta ei tule tagasi. Äkki tema surm, kui see tuleb, ei ole õiguse lüüasaamine, vaid hoopis tõestus. Tõestus, et olid inimesed, kes uskusid millessegi rohkematesse kui jõud ja hirm. Ta paneb raamatu tagasi. Käed värisevad rohkem kui eile. Vanus või hirm? Ta ei tea. Võib-olla mõlemad. Äkki ta eksis. Äkki ta oleks pidanud minema Soome, kui tal veel aega oli. Äkki ta oleks pidanud põgenema Rootsi. Äkki tema kohus polnud surra siin, vaid ellu jääda kuskil mujal ja jätkata võitlust sealt. Aga see oleks nõudnud teistsugust inimest. Tõnisson on see, kes ta on, kangekaelne, kompromissitu, naiivselt ustav oma põhimõtetele. Ta ei oska olla teistsugune. Isegi nüüd mitte. Äkki kostub heli. Nõrk, aga selge. Autotuksed. Sammud tänaval.
Aeglased, kindlad sammud. Tõnisson külmub. Tema süda peksab valusalt. See on see hetk. Ta teadis, et see tuleb, aga teadmine ei vähendanud šokki. Koputus uksele. Mitte vali, mitte agressiivne. Ligilähedane, peaaegu viisakas. Tõnisson tõuseb aeglaselt. Ta kuuleb, kuidas Hildegard ärkab magamistoas, kuuleb tema hirmunud häält, Jaan. Ta läheb ukse juurde. Veel hetk ja ta saab selle avada. Veel hetk ja tema elu muutub jäädavalt. Aga ta ei kahetse. Või ütleb ta endale, et ei kahetse. Ta avab ukse. Ees seisab mitu meest, vormid, hallid mantlid, näod ilma emotsioonita. Üks neist, vanem ohvitser, ütleb raskepärases eesti keeles, Jaan Tõnisson. Teie vahistatakse riigireetmise kahtluse alusel. Tulge meiega. Tõnisson vaatab teda sirget pilku. Millise riigireetmise, küsib ta vaikselt. Eesti Vabariik on minu kodumaa. Nõukogude Liit okupeeris Eesti. Mina ei reetunud. Teie reetsite. Ohvitser ei vasta. Tal pole vaja. Tal on käsk ja relvad. Ja Tõnissonil on ainult sõnad. Sõnad, mis enam ei tähenda midagi. Hildegard tuleb koridori. Tema nägu on kahvatu, silmad täis pisaraid. Jaan, ära mine, sosistab ta, kuigi mõlemad teavad, et see on asjatu. Tõnisson läheb tema juurde, embab teda ja sosistab, ma tulen tagasi. Aga kas ta usub sellesse? Hildegard ei usu. Ja tema embus on hüvastijätuks, mitte ajutiseks lahkumiseks. Tõnisson paneb selga oma musta mantli. Ta võtab kübara. Ta vaatab veel kord oma raamatukogu. Kogu tema elu on siin, nendes köidetes, nendes riiulites. Aga nüüd see lõpeb. Mitte siin, vaid kusagil keldris, kusagil kambris, kusagil, kus ei ole raamatuid ega õigust. Tal lastakse minna ette. Väljaspool ootab must auto. Hommikune pimedus on tihe, peaaegu vaikne. Ei ole vaatajaid, ei ole tunnistajaid. Ainult Tõnisson, inkõd mehed ja Tartu magav linn, mis ei tea, et see vanamees, kes andis talle nii palju, läheb nüüd ära igaveseks. Auto uks pannakse kinni. Mootor käivitub. Viimane pilk Hildegardile, kes seisab ukselävel, väike, vana, purunenud. Siis auto liigub. Tõnisson ei vaata enam tagasi. Mitte sellepärast, et tal poleks valu, vaid sellepärast, et kui ta vaataks, siis ta murduks. Ja Jaan Tõnisson ei murru. Mitte kunagi. Isegi nüüd mitte. Kas see on kangelastegu? Või see on lihtsalt viimane illusioon, vanamehe viimane katse veenda ennast, et tema elu ei olnud asjata? Hall maja Pepleri tänaval. Inka Tartu peakorter. Tõnisson viiakse sisse. Koridorid on kitsad, haisevad niiskuse ja hirmuga. Uksed on suletud, kuid ta kuuleb muid hääli, karjeid, nutet, vaikimist. Mitu inimest on siin ootel, ülekuulamisel, hukatus. Teda toodakse kambrisse. Väike ruum, üks laud, kaks tooli, üks lamp. Kontor, mis võiks olla ükskõik kus, ükskõik millal, ükskõik kellegi jaoks. Aga see on eriline. See on koht, kus inimesed kaotavad oma nimed ja saavad numbriteks. Tõnissonil käsitakse istuda. Ta istub. Selg sirge, käed süles, pilk otsene. Ohvitser vaatab teda, otsides märke nõrkusest. Ta ei leia. Ülekuulamine algab. Küsimused on standardsed, peaaegu igavad. Kas te organiseerisite vastupanu Nõukogude võimule? Kas te võtsite osa kontrrevolutsioonilisest tegevusest? Kas te kavatsesite taastada kodanliku korra Eestis? Tõnisson vastab aeglaselt, kaalutletult, nagu professor, kes selgitab rumalale üliõpilasele. Ma organiseerisin poliitilise nimekirja, mis oli seaduslik Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi. Nõukogude võim okupeeris Eesti ebaseaduslikult. Ma ei teinud midagi vastupanu, ma täitsin oma kohust Eesti kodanikuna. Uurija muutub kannatamatuks. Eesti Vabariik ei eksisteeri enam. Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik on osa Nõukogude Liidust. Te olete kodanik, kes rikub seadust. Tõnisson naeratab kurvalt. Rahvusvahelise õiguse järgi okupatsioon ei tühista riigi õiguslikku järjepidevust. Eesti eksisteerib de jure, isegi kui de facto see on okupeeritud. Lubage mul tsiteerida Haagi konventsioonit.
Uurija peksab rusikaga lauale. Me ei vaja teie loenguid, karjub ta. Aga Tõnisson jätkab. Sest see on ainus relv, mis tal on jäänud. Sõnad. Paragrahvid. Loogiline argument. Ta räägib Versailles rahust. Ta räägib Rahvaste Liidust. Ta räägib Genfi konventsioonidest. Ta räägib tunnini. Uurija kuulab, nägu muutub järjest vihasemaks. Lõpuks ta tõuseb ja lahkub toast. Tõnisson jääb üksi. Ta teab, mida see tähendab. Ta ei veennud. Ta ei saavutanud mitte midagi. Aga ta ei saanud olla vait. Sest kui ta oleks vait olnud, siis ta oleks tunnistanud, et nemad on õigus ja tema on valel. Ja seda ta ei saa teha. Isegi nüüd mitte. Järgmisel päeval tullakse ta järele uuesti. Seekord ülekuulamine on kõvem. Küsimused korduvad, aga nüüd lisanduvad ähvardused. Te olete vanamees. Te ei talu vanglat. Kui te tunnistate, saame teid aidata. Tõnisson raputab pead. Ma ei tunnista end süüdi kuriteos, mida ma ei toime pannud. Uurija kallab veeklaasi, lükkab selle Tõnissoni poole. Jooge, ütleb ta. Tõnisson vaatab klaasi. Kas seal on midagi? Või on see lihtsalt vesi? Ta ei tea. Ta joob. Vesi on külm ja puhas. Võib-olla lihtsalt vesi. Või võib-olla miski, mis hakkab mõjuma hiljem. Paranoiline mõte, aga mitte põhjendamatu. Inkot kasutas kõiki meetodeid. Ülekuulamine jätkub. Tunde. Küsimused korduvad, vastused korduvad. See on väsitussõda. Uurija proovib murda Tõnissoni vastupanu. Aga Tõnisson on kangekaelne. Ta ei anna alla. Mitte sellepärast, et tal ei oleks hirmu, vaid sellepärast, et allaandmine tähendaks kõige selle eitamist, mille nimel ta elas. Lõpuks viiakse ta keldrirakku. Külm, niiske pimedus. Ta istub kõval voodil ja võtab pea kätesse. Esimest korda paljude päevade jooksul lubab ta endale nõrkust. Pisarad tulevad. Mitte sellepärast, et ta kahetseks oma valikuid, vaid sellepärast, et ta on väsinud. Väsinud võitlemast, väsinud uskumast, väsinud olema Jaan Tõnisson. Kas keegi mäletab teda? Kas keegi hoolib? Või kas ta on lihtsalt veel üks vang veel ühes inkovet keldris, veel üks number, veel üks unustatud nimi? Ta mõtleb Hildegardile. Kas ta on ohutu? Kas inkovet jätab ta rahule? Või kas ta on samuti ohus, lihtsalt sellepärast, et ta oli Jaan Tõnissoni naine? Ta ei tea. Ja see mõte on hullem kui tema enda saatus. Sest tema valis selle. Aga Hildegard ei valinud. Ta lihtsalt armastas valet meest, kes armastas õigust rohkem kui elu. Tallinna Patarei vangla. Tõnisson toimetati siia paar päeva pärast Tartus vahistamist. Patarei on suur, massiivne, külm. Endine merekaitsefortress, nüüd muutunud vanglaks, kus Eesti parimad poliitikud, ohvitserid, õpetajad ootavad oma saatust. Tõnisson on kambris üksi. Võib-olla Ankovat mõtleb, et isolatsioon murdab teda. Või võib-olla nad lihtsalt ei tea, kuhu teda panna. Sest Tõnisson ei ole tavaline vang. Ta on sümbol. Ja sümbolitega tuleb olla ettevaatlik. Päevad mööduvad. Ülekuulamised jätkuvad. Aga midagi on muutunud. Uurijad on nüüd vähem agressiivsed, rohkem väsinud. Nad teavad, et Tõnisson ei murdu. Nad teavad, et temalt ei saa tunnistust, ei saa kahetsust, ei saa koostööd. Ta on nagu kivi, külm, kõva, muutumatu. Aga kivid võib purustada. Janko teab, kuidas seda teha. Üks päev toovad nad temale uue vangi. Noorem mees ehk 40 aastat vana, nägu verises, silmad täis hirmuga. Tõnisson ei tunne teda, aga mees tunneb Tõnissoni. Teie olete Tõnisson, sosistab ta aukartlikult. Ma kuulsin teie kõnet kunagi Raekoja platsil. Te ütlesite, et Eesti ei alista end kunagi. Tõnisson ei vasta. Mees jätkab, aga me alistusime. Ja nüüd me oleme siin. Kas see oli õige? Kas me oleksime pidanud võitlema? Tõnisson vaatab teda pikalt. Võitlemine ei tähenda alati relvadega võitlemist, ütleb ta lõpuks. Mõnikord võitlemine tähendab keeldumist alistumast. Uskumast sellesse, et õigus on tugevam kui jõud. Noorem mees naerab kibedalt.
Aga vaadake, kus me oleme. Kus on see õigus nüüd? Tõnisson ei vasta kohe. Sest see on küsimus, millele tal pole vastust. Või vastus, milles ta enam ei usu täielikult. Lõpuks ta ütleb, võib-olla õigus ei võida kohe. Võib-olla see võtab aastaid. Või aastakümneid. Aga ajalugu on pikk ja diktatuurid on lühikesed. Noorem mees ei usu. Ja ausalt öeldes, Tõnisson ei ole kindel, kas ta ise usub. Aga mida muud tal on? Kui ta kaotab usu, siis ta kaotab kõik. Siis tema elu oli tõesti asjata. Siis tema ohver neid, kes usaldasid teda, oli tühikest. Järgmistel päevadel noorem mees räägib talle lugusid. Lugusid sellest, mis juhtub väljas. Arreteerimised jätkuvad. Tuhanded viiakse ära. Perekonnad purustatakse. Eesti tühjeneb oma parimate lastest. Aga mõned inimesed, väike hulk, võitlevad edasi. Metsavennad hakkavad organiseeruma. Põrandaalused lehed levivad. Vastupanutuli ei kustu. See annab Tõnissonile midagi, mida ta arvas olevat kaotanud, lootust. Mitte enese jaoks, ta teab, et tema jaoks lootust enam ei ole, vaid rahva jaoks. Võib-olla tema ohver pole asjatu. Võib-olla see inspireerib kedagi. Võib-olla tema keeldumine põgenemast näitas, et on asju, mille nimel tasub surra. Või võib-olla see on lihtsalt veel üks illusioon. Viimane lohutus vana mehe jaoks, kes ei suuda tunnistada, et ta eksis. Ühel õhtul, kui vang on uinunud, kuuleb Tõnisson oma kambrile lähenevaid samme. Uks avaneb. Seal on ohvitser, mitte see, kes teda üle kuulas, vaid keegi uus. Tema vorm on puhtam, tal on kõrgem auaste. Ta vaatab Tõnissoni põgusalt, peaaegu kahetsevalt. Tõnisson, ütleb ta vaikselt. Teil on õigus kirjutada kiri oma perele. Ühte lehte. Ma annan teile 10 minutit. Ta annab paberi ja pliiatsi. Tõnisson võtab neid värisemate kätega. Miks nad lubavad sel? Kas see on halastus? Või see on veel üks psühholoogiline trikk? Ta ei tea. Aga ta võtab võimaluse. Ta kirjutab Hildegardile. Sõnad tulevad raskelt, sest mida sa ütled kellelegi, keda sa armastad, kui sa tead, et see on viimane kord? Kallis Hilde. Ma ei kahetse. Ma tegin seda, mida pidin. Ma loodan, et sa mõistad. Hoolitse enda eest. Püsi tugevana. Ma armasin sind. Ta allkirjastab. Ohvitser võtab kirja, loeb seda põgusalt ja paneb selle taskusse. Ma üritan seda edastada, ütleb ta. Aga ta ei luba midagi. Tõnisson ei tea, kas Hildegard saab selle kunagi. Aga ta loodab. See on kõik, mis tal on jäänud, lootus. Järgmistel nädalatel muutub kõik aeglasemaks. Ülekuulamised lõpevad. Keegi ei tule enam tema jutule. Ta on lihtsalt vang, kes ootab. Mida? Ta ei tea täpselt. Aga ta tunneb, et lõpp läheneb. Kas neil on veel plaan? Kas nad valmistuvad avalikuks kohtuprotsessiks, kus Tõnisson sunnitakse tunnistama? Või kas nad lihtsalt ootavad sobivat hetke, mil keegi ei pane tähele, kui üks vana mees kaob? Ta ei tea. Ja see teadmatus on hullem kui kindlus. Sest kindlusega saab leppida. Teadmatusega ei saa. Ühel päeval, kui kevad hakkab juba tunda andma, kuigi ta ei näe seda, sest tema kambris pole akent, kuuleb ta kauget müra. Plahvatused. Lennukid. Sõda. Sakslased tulevad. Nõukogude Liit on rünnaku all. Ja NK teab, et neil on vähe aega. Vähe aega, et lahendada nende vangid. Lahendada, see tähendab hävitada. Tõnisson kuuleb vangide karjeid, samme, käske. Midagi toimub. Midagi kohutavat. Ja ta teab, et tema kord tuleb varsti. Kas ta on valmis? Ei tea. Keegi ei ole kunagi valmis surmaks. Aga ta ei kahetse. Mitte oma valikuid. Ainult seda, et ta ei näe enam Eestit vabana. See oleks olnud ilus. Aga see ei olnud tema saatus. Tema saatus oli surra siin, pimeduses, unustuses, märtrina, keda keegi ei mäleta. Või mäletavad? Kas ajalugu mäletab Jaan Tõnissoni? Kas tulevased põlved teavad, et oli mees, kes keeldus põgenemast, kes uskus õigusesse, kes ohverdas enda?
Või kas ta on lihtsalt veel üks nimi, veel üks ohver, veel üks unustatud kangelane? Jätk, peatükid 7-9. Juuli 1941. Patarei vangla muutub surmamajaks. Tõnisson ei tea täpset kuupäeva, päevad on sulandunud üheks tuhmiks massiks, aga ta tunneb muutust. Valvurite sammud on kiiremad, närvilisemad. Koridorides kostab metallse vankri krigin, mis liigub öösel. Hommikuks on mõned kambrid tühjad. Keegi ei seleta. Keegi ei pea selgitama. Vangide vahetus on lõppenud. Nüüd algab likvidatsioon. Saksa väed on Eestile lähedal. NKVD teab, et nad peavad jätma maha puhtad arhiivid ilma elavate tunnistajateta. Ühes kambris, kuhu Tõnisson kuuleb läbi seina, laseb keegi laulda. Eesti laulu, vana rahvalaulu. Hääl on noor, aga murdub poolel sõnal. Siis kostab pauk. Siis vaikus. Tõnisson suleb silmad. Tal ei ole enam pisaraid. Keha on ammendanud kõik vedeliku viimastel nädalatel. On ainult kuiv väsimus ja kummaline rahu. Rahu, mis tuleb siis, kui sa ei võitle enam. Kui sa lihtsalt aktsepteerid. Aga midagi tema sees veel võitleb. Mitte tema keha, see on juba lagunenud, 72 aastat pluss 7 kuud vanglat on teinud temast varju, vaid tema mõistus. Tema mõistus, mis keeldub leppimast sellega, et kõik see oli asjata. Ta mõtleb tagasi. Mitte ainult viimasele aastale, vaid kogu elule. Poiss Viljandi lähedal väikeses talus. Noor mees Tartu Ülikoolis, silmad täis unenägusid. Ajakirjanik, kes uskus, et sõnad võivad muuta maailma. Poliitik, kes võitles Eesti vabaduse eest mitte relvadega, vaid paragrahvide ja kõnedega Peterburi riigiduumas. Peaminister. Riigivanem. Isand, kes kõndis Raekoja platsil ja tundis, et tema rahvas usaldab teda. Kas see oli õnnelik elu? Jah. Kas see oli mõttega elu? Jah. Kas see oli piisav? Ta ei tea enam. Sest lõpp on selline, et see määrab kõik muud. Kui sinu lõpp on niiske vanglarakk ja kuul kuklasse, siis kas kõik eelnev kaotab oma tähenduse? Või vastupidi, kas see annab sellele veelgi suurema tähenduse, sest sa ei müünud oma põhimõtteid isegi siis, kui müük oleks päästnud sinu elu? Uks avaneb. Seal on 2 valvurit. Nende näod on väljenduseta. Tõnisson. Tulge. Ta tõuseb aeglaselt. Põlved valutavad, artriit, mida ta kandis juba enne vahistamist, on vanglaniiskuses hullemaks muutunud. Iga samm on valu. Aga ta ei näita seda. Ta sirutab selga nii sirgemaks, kui suudab. Ta kõnnib nende vahel. Nad viivad teda mööda koridori. Uste vahemail on vangid, kes vaatavad läbi pragutsevate aukude. Mõned neist teavad, kes ta on, üks sosistab, Jumal teiega, härra Tõnisson. Tõnisson ei vasta, aga ta noogutab. Väike, peaaegu märkamatu noogutus. Tunnustus. Hüvasti. Nad jõuavad õue. Esimest korda 7 kuu jooksul näeb Tõnisson taevast. See on hall, vihma ähvardav. Aga see on taevas. Ta hingab sisse. Õhk on soolane, Läänemeri on lähedal. Ta sulgeb hetkeks silmad ja mäletab, Pärnu rand, suvi 1912, ta ja Hildegard jalutamas mööda veepiiri. Nii ammu. Teine elu. Teine maailm. Liikuge. Valvur tõukab teda. Nad viivad teda hoone tagaküljele, kus on sein. Kuuliaugud seinas. Tumedad laigud betoonil. Veri, mida ei saanud täielikult pesta. Kui palju inimesi on siin surnud? 10. 100. Tõnisson peatub. Ta pöörab ümber ja vaatab valvureid. Kas ma saan öelda midagi, küsib ta. Vanem valvur, mees umbes 50-ndates, näeb välja väsinud. Olge kiire, sosistab ta. Tõnisson neelab. Tema kõri on kuiv. Ma ei karda surma, ütleb ta. Aga ma tahan, et te teaksite. Teie teenite süsteemi, mis tapab oma parimaid. Ühel päeval küsivad teie lapsed teilt, mida sa tegid? Ja te peate vastama. Valvur ei vasta. Aga ta vaatab eemale. Kas see on häbi? Või lihtsalt igavus? Tõnisson ei tea. Seiske seina äärde, käsib noorem valvur.
Tõnisson pöörab selja. Ta ei taha näha relva. Ta vaatab taevasse. Hallid pilved liiguvad aeglaselt. Kusagil kostab kajakas. Elu jätkub. Isegi pärast teda. Isegi pärast kõiki neid, kes surid siin. Elu jätkub. Kas see on lohutav? Või kohutav? Ta kuuleb relva klõpsu. Metalliheli, mis tähendab, et kuul on padrunis. Tal on hetk, sekundid, võib-olla, et mõelda viimast mõtet. Mida sa mõtled viimast? Hilde, andesta, sosistab ta. Andesta, et ta jättis ta maha. Andesta, et ta valis põhimõtte armastuse ees. Või mitte ees, vaid armastuse kõrval. Sest tema armastus Eesti vastu oli ka armastus. Isegi kui see tappis teda. Pauk. Aga mitte kohe. Veel sekund. Veel üks. Miks nad viivitavad? Kas valvur ei suuda? Või see on tahtlik, viimane piin, lasta ohvril oodata? Siis lõpuks pauk. Tume. Vaikus. Aga mitte kogu vaikus. Kuskilt kaugemalt kostab veel üks pauk. Siis teine. Siis terve salv. Nad tapavad ridade kaupa. Tõnisson oli lihtsalt üks number nimekirjas. Üks nimest Jaan Tõnisson, 72 aastat, endine riigivanem, riigimees, ajakirjanik, põhiseaduseisa, kes muutus numbriks vanglafailiks ja siis kadunud keha nimetuks haudaks kuskil Tallinnas. Keegi ei tea täpselt kus. Isegi täna, 80 aastat hiljem, ei tea keegi. Mida me teame Tõnissoni viimastest kuudest? Vähem kui tahaksime. NKVD arhiivid on osaliselt hävitatud. Paljud leheküljed on kadunud, mitte juhuslikult, vaid sihilikult. Keegi kustutas tõendeid. Aga mõned dokumendid jäid alles. Üks neist on ülekuulamisprotokoll dateeritud veebruar 1941. Uurija märkis frustratsioonis, vang keeldub tunnustamast Nõukogude Liidu autoriteeti. Jätkab poliitiliste loengute pidamist. Väidab, et Eesti de jure sõltumatu. Ebaproduktiivsele dialoogile ei kavatse alistuda. See lühike märkus räägib köiteid. Isegi seal, isegi siis, kui ta teadis, et teda ootab surm, Tõnisson võitles. Mitte relvadega, mitte rusikaga, vaid ainsaga, mis tal oli, veendumusega, et õigus eksisteerib sõltumatult jõust. Aga on veel üks dokument. See on raskem leida, sest see ei ole ametlik fail. See on märkmed vanglaarsti käest, mees, kes kontrollis vangepatarei vanglas kevadel 1941. Ta kirjutas, vang number 13944, Tõnissoni number, füüsilises seisus, raske kõhnumine, märgid vitamiinide puudusest, ebaharilikud värisemised. Psühholoogiline seisus, keeldub koostöös, aga ei näita agressiooni. Räägib sageli endast kolmandas isikus, võimalik dissotsiatsioon või kaitsemehhanism. Kolmas isik. Tõnisson ei alista end. Mitte, ma ei alista end, vaid Tõnisson. Nagu ta vaataks oma keha ja hinge väljast. Nagu Jaan Tõnisson inimene oleks juba surnud ja järele jäänud oli ainult sümbol, mis pidi täitma rolli lõpuni. Kas see oli hullumeelsus? Või vastupidi, viimane selgus? Teadmine, et tema kehalisel elul enam tähendust ei ole, aga tema sümbolilisel elul, Tõnissonil kui ideaalil, peab olema. Arst märkis veel, küsisin, kas soovib saata kirja perekonnale. Vang keeldus. Ütles, ma kirjutasin juba kõik, mida pidi. Rohkem ei ole vaja. See kiri, mille ta kirjutas ühel õhtul, kallis Hilde, ma ei kahetse, oli tema testament. Pärast seda ei olnud vaja rohkem sõnu. Sõnad olid öeldud. Elu oli elatud. Jäi ainult surm. Aga selle arsti märkmete vahele on hiljem keegi, võib-olla sama arst, võib-olla keegi teine, lisanud käsitsi kirjutatud lause, mis ei ole ametlik, ei ole dateeritud, nad ei pidanuks teda tappa. Ta oli lihtsalt vana mees, kes uskus ilusatesse asjadesse. Aga ehk just sellepärast nad tapsidki. Kes kirjutas selle? Keegi, kellel oli südametunnistus. Keegi, kes töötas NKVD-le, aga kes sisimas mõistis, et see, mida nad teevad, on vale. Kas see inimene elas süütundega oma ülejäänud elu? Või kustutati ka tema hiljem, veel üks ebamugav tunnistaja? Arhiivid valetavad vaikides. Iga kadunud lehekülg on tunnistus. Tunnistus sellest, et keegi ei tahtnud, et me teaksime.
Aga mida nad ei tahtnud, et me teaksime? Kas Tõnissoni viimased sõnad olid liiga võimsad? Kas ta hüüatas midagi enne surma, mis oleks olnud ohtlik isegi surnuna? Või oli see lihtsam, Inko tappis tuhandeid ja igaühe surm pidi dokumenteerima, aga dokumentide mass muutus liiga suureks, liiga koormavaks ja lihtsam oli lihtsalt põletada kõik? Me ei tea. Aga me võime oletada. Ja oletamine viib küsimusteni. Küsimused on, miks Tõnisson? Miks mees, kes polnud enam poliitiline oht, 72 aastat vana, vangis, isoleeritud, pidi surema? Vastus on, sest ta oli sümbol. Ja sümbolid on ohtlikumad kui sõdurid. Sõdur tapab ühe. Sümbol inspireerib tuhandeid. Aga kes tõesti tappis Tõnissoni? Mitte filosoofilises mõttes, mitte stalinism või totalitarism, vaid praktilises. Kes allkirjastas käsu? Kelle käsi oli päästikul? Me teame mõnda nime. Boris Kumm, Eesti NSV siseministri rahvakomissar, allkirjastas arreteerimiskorraldusi. Tema allkiri on säilinud. Aga kas tema andis käsu hukata? Või tuli see kõrgemalt, Moskvast, Berjast, võib-olla isegi Stalinilt? Tõenäoliselt ei teadnud Stalin isegi Tõnissoni nime. Stalinile oli Eesti lihtsalt väike punkt kaardil ja Tõnisson lihtsalt number likvideeritavate nimekirjas. Aga keegi pidi otsustama konkreetselt, kas see vana mees elab või sureb. Keegi istus kontoris, vaatas faili, Tõnisson, Jaan, riigireetmine, soovitused, kõrgem meedet ja pani linnukese. Linnuke tähendas surma. Kas see inimene mõtles sellele? Kas ta kaalus? Või oli see lihtsalt rutiinne tööülesanne, üks fail paljudest? On veel üks nimi, mida me teame. Andrei Ždanov. Stalin erisaadik Eestis 1940. Mees, kelle laua Tõnisson lõi rusikaga. Kas Ždanov mäletas? Kas ta käskis isiklikult Tõnissoni likvideerimist? Me ei tea kindlalt. Aga me teame, et Ždanov oli mees, kes ei unustanud alandusi. Ja Tõnissoni rusikas tema laual oli alandus. Ždanov, Moskva ülemvõim, sai avalikult haavatud 70-aastase eestlase poolt. Kas ta andis andeks? Stalinistlikus süsteemis andestamine ei olnud olemas. Seal oli ainult kättemaks. Kui see on tõsi ja me ei saa seda tõestada, sest dokumendid on kadunud, siis Tõnissoni surm ei olnud poliitiline vajalikkus. See oli isiklik käsi. Ühe mehe viha teise mehe vastu. Diktaator ei tapa süsteemi pärast. Ta tapab ego pärast. Aga kas see muudab midagi? Kas ohver hoolib, miks teda tapetakse? Kas Tõnisson, seistes seina ääres patarei õues, mõtles sellele, et tema surm on Ždanovi kättemaks? Või mõtles ta millelegi suuremale, Eestile, vabadusele, tulevikule? Me ei tea. Sest me ei olnud seal. Aga me võime kujutleda. Ja kujutamine viib küsimuseni, mis on selle loo süda, mida sa valid, kui sul ei ole enam valikuid. Kui su elu on niikuinii läbi, kas sa valid vihastamise, viha nende peale, kes sind tapsid? Või kas sa valid millegi teise, lootuse, et su surm ei ole asjata, et keegi kusagil kunagi mäletab? Tõnisson valis teist. Võib-olla see oli naiivne. Võib-olla see oli ülev. Aga see oli tema valik. Ja see valik defineerib teda rohkem kui ükski teine hetk tema elus. Sest igaüks võib olla kangelane, kui võit on kindel. Aga kangelane olla siis, kui kaotus on kindel, see nõuab midagi enamat. See nõuab usku millessegi, mida sa ei näe, mida sa ei puuduta, mida sa ei tõesta. Usku, et õigus eksisteerib ka siis, kui kõik tõendid näitavad vastupidist. Kas tema usk oli õigustatud? Vaadake Eestit täna. Vaba, sõltumatu, demokraatlik. Kas Tõnisson oleks uhke? Jah. Kas tema ohver aitas seda saavutada? Mitte otseselt. Üks inimene ei tee revolutsiooni. Aga sümbolid loevad. Ja Tõnisson, mees, kes keeldus põgenemast, kes keeldus alistumast, kes keeldus müümast oma hinge isegi surmaähvardusel, sai sümboliks. Sümbol sellest, et on asju, mille nimel tasub surra. Kas sellised asjad eksisteerivad? Igaüks peab otsustama ise. Aga Tõnisson otsustas. Ja tema otsus muutis ta sureliku inimese ikooniks. Ikoon, mida ei saa tappa. Sest ideid ei saa maha lasta. Ainult keha. Mis jääb järele pärast surma?
keha kaob. Nimi võib kaduda. Aga midagi jääb, küsimus. Küsimus, mis ei lase rahule. Küsimus, mis ajab ajaloolasi arhiividesse, lapselapsi küsima vanematelt, rahvast meenutama. Tõnissoni puhul on see küsimus lihtne ja võimatu korraga, kas ta oleks saanud ellu jääda. Kas tema surm oli vältimatu saatus või tema enda valik? Ja kui see oli valik, kas see oli õige? Vaatame fakte külmalt. 6 kuud enne vahistamist juunis 1940 põgenesid sajad Eesti jõukad ja mõjukad inimesed. Baltisakslased kasutasid Hitleri-Stalini pakti klausleid ümberasumiseks. Osa eestlasi esitas end baltisakslasteks, ostes võltsitud dokumente või leidmata kaugeid sugulasi. Tõnisson võinuks sama teha, tal olid kontaktid, tal oli raha, tal olid sõbrad välismaal. Soomes oleks teda võõrustatud kui kangelast. Rootsis samuti. Isegi Inglismaal, kus ta käis Rahvasteliidu delegaadina, tunti teda. Aga ta keeldus. Miks? Esimene vastus, mida me kuuleme, on see, mida tema kaasaegsed rääkisid, moraalse kohustuse tunne. Kapten ei jäta uppuvat laeva. See kõlab õilsalt. Aga kas see on kogu tõde? Vaatame sügavamale. Tõnisson oli 71 aastat vana. Tema naine Hildegard oli 10 aastat noorem, aga samuti eakas. Põgenemine tähendanuks füüsilist pingutust, salajasi piiriületamisi, võib-olla päevi peitus, külma, nälja. Kas ta oleks seda talunud? Võib-olla mitte. Võib-olla tema keha juba nõrgenenud artriidi ja kõrge verekäes oli praktiliseks barjääriks. Aga ta ei öelnud seda kunagi valjusti. Sest tunnistada füüsilist nõrkust oleks tähendanud tunnistada, et ta pole enam mees, kes ta kunagi oli. Ja Jaan Tõnisson ei tunnistanud kunagi nõrkust. Teine vastus, ja see on valusam, on uhkus. Tõnisson uskus oma puutumatusesse. Ta uskus, et 70 aastat teenust Eesti rahvale, 14 aastat rahvusvahelisel areenil, tema nimi graveerituna Euroopa diplomaatilisse mällu, kõik see annab talle kaitse. Kas see oli naiivne? Jah. Kas see oli arusaadav? Samuti jah. Sest Tõnisson elas maailmas, kus nimed tähtsid midagi. Ta kohtus kuningatega, rääkis presidentidega, vaieldes peaministritega. Tal oli au. Ja au, ta uskus, kaitses. Inkad ei väärtustanud au. Neile oli Tõnisson lihtsalt number paberil, number, mis pidi kaduma. Kas keegi hoiatas teda? Jah. Sõbrad, kolleegid, isegi võõrad tänaval sosistasid, härra Tõnisson, lahkuge, kuni on aega. Aga ta kuulas viisakalt ja täneles ja jäi. Sest lahkumine oleks olnud tunnistus, et ta kardab. Ja kartuse tunnistamine oleks olnud tema ego surm. Nii et ta valis füüsilise surma üle ego surma. Kas see on kangelastegu või rumalus? Ajalugu ei anna üheseid vastuseid. Aga läheme edasi raskema küsimuse juurde, kas Tõnisson teadis, mida ta valib? Kas ta mõistis täiel määral, et vahistamine tähendab surma? Mõned ajaloolased väidavad, ei. Nad ütlevad, et Tõnisson elas endiselt 19. sajandi maailmas, kus poliitiline vang võidi vangistada, küüditada, isegi piinata, aga mitte lihtsalt hävitada ilma protsessi või süüdistuseta. Ta mõtles, et temast saab poliitiline vang, keda võib-olla kasutada vahetuseks või propagandaks. Ta ei osanud ette kujutada, sest tema maailmavaade ei lubanud, et süsteem võib olla nii brutaalne, nii bürokraatlik julm, et ta lihtsalt kustutataks nagu viga paberil. Aga teised ajaloolased, ja mina kaldun neile, väidavad vastupidist, Tõnisson teadis täpselt. Ta nägi Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri küüditamist. Ta nägi, kuidas sadu Eesti parimaid kadusid öösel. Ta luges kuuldusi, vaikseid, kartlike inimeste sosinal levinud kuuldusi, mahalaskmiste kohta, massihaudadest. Ta teadis. Aga ta otsustas, et isegi see teadmine ei muuda tema valikut. Sest, ja see on tema kõige sügavam veendumus, ta uskus, et mõned asjad on olulisemad kui elu. Kas see on religioosne? Mitte traditsioonilises mõttes, Tõnisson ei olnud sügavalt usklik inimene. Aga see oli usk millessegi, usku millelegi abstraktsesse, millelegi nähtamatu, õigusesse, rahvasse, ajalukku. Ta uskus, et isegi kui ta sureb, jääb midagi järele. Ja see miski on rohkem väärt kui need täiendavad aastad, mida ta võiks elada eksiilis. Kas ta oli õiguses? Vaatame, mis juhtus pärast.
Tema surm, kuigi täpne kuupäev ja koht jäid teadmatusega, sai legendiks. Kui Eesti oli okupeeritud, rääkisid inimesed sosinal, Tõnisson ei põgenenud. Ta jäi. Ja see lause sai moraalseks ankruks. See ütles, kui isegi ta, vana, tark, austatud, võis ohverdada ennast, siis meil pole õigust alla anda. Metsavennad, kes võitlesid Nõukogude võimu vastu 40- ja 50-ndate aastate metsades, kandsid Tõnissoni nime oma südametes. Eksiliestlased, kes püüdsid hoida Eesti mälu elus välismaal, viitsitasid Tõnissoni kui sümbolit, meest, kes maksis kõrgeima hinna. Kas tema füüsiline surm päästis kellegi? Ei. Aga kas tema sümboolne elu päästis midagi? Võib-olla. Võib-olla see päästis lootust. Aga nüüd jõuame kõige valusama osani, need, kes jäid järele. Hildegard Tõnisson. Vahistamispäeval 12. detsembrit 1940 jäi ta üksi majja Anna Haava tänaval. Järgmised kuud olid põrgu. Inkavad otsis maja läbi, võtsid dokumente, raamatuid, isegi isiklikku kirjavahetust. Naabredest hoidsid eemale, sõprus Tõnissoniga võis tähendada järgmist arreteerimist. Hildegard püüdis teada saada, kus on Jaan. Ta läks Inkavad kontorisse, seisis järjekorras teiste meeleheitel naiste kõrval, abikaasad, emad, õed, kes kõik otsisid kadunud mehi. Keegi ei vastanud. Informatsioon ei ole saadaval. See lause, külm, bürokraatlik, oli ainus, mida nad said. Hildegard jõudis lõpuks teada ühe endise valvuri kaudu, mees, kellel oli südametunnistust piisavalt, et riskida, et Jaan hukati Tallinnas juulis 1941. Kuidas? Kus täpselt? Kus on keha? Mees ei teadnud. Või ei julgenud öelda. Hildegard kandis seda teadmist, osalist, piinlikult poolikut teadmist, oma ülejäänud elu. 1944, kui Saksa okupatsioon vahetus uuesti Nõukogude okupatsiooniga, põgenes Hildegard Rootsi. Ta elas seal 30 aastat, vaikne, tagasihoidlik, harva rääkimast oma mehest. Sõbrad ütlesid, et ta ei saanud kunagi üle. Kuidas saadki üle, kui su mehe hauda ei ole, kui ei ole kohta, kuhu lilleid panna, kui ei ole lõppu, ainult teadmatus. Ja teised? Tõnissoni kollegid, sõbrad, õpilased. Paljud neist said sama saatuse. Mõned põgenesid ja kandsid süütunnet oma ülejäänud elu. Üks neist, ma ei nimeta nime, sest pere elab siiani Eestis, kirjutas oma päevikus 1943, ma jätsin ta. Kui ta jäi, oleksin pidanud jääma ka mina. Aga ma kartsin. Ma põgenesin. Ja nüüd ma elan ja tema on surnud. Kas mu elu on väärt tema surma? Selline on vabapääsu hind, süütunne, mida ei saa kunagi pesta. Lõpetuseks, kõige raskem küsimus. Kellele see kõik oli kasulik? Kui bono? Vana-Rooma juriidilise põhimõtte. Kes kasumit sai? Inkov likvideeris Tõnissoni, sest ta oli oht, sümboolne oht, mitte praktiline. Aga kellele läks võim pärast teda? Kes päris selle ruumi, mille Tõnisson jättis tühjaks? Vastus on keeruline ja valusam, kui tahaksime. Uus Eesti NSV võim, enamasti kohalikud kommunistlikud kollaborandid, saigi seda, mida tahtsid, legitiimsuse puudumine. Tõnissoni surm eemaldas viimase suure nime, kes võinuks vaidlustada neid. Päts oli küüditatud. Laidoner samamoodi. Tõnisson tapetud. Kes jäi? Väikesed, kartlikud, muganduvad. Need, kes leppisid. Aga on veel keegi. Andrei Ždanov, mees, kelle laua Tõnisson lõi rusikaga. Kas tema teadis isiklikult Tõnissoni saatusest? Arhiivid vaikivad. Aga loogiline ahel viitab jah. Ždanov oli Stalini erisaadik Eestis. Tema allkirjast käis läbi iga suurem otsus. Kas Tõnissoni hukkamine nõudis tema allkirja? Tõenäoliselt. Kas Ždanov mäletas rusikalööki? Mees, kes tõusis Stalini lähiringi, ei unustanud kunagi alandusi. Tema ego nõudis kättemaksu. Ja Tõnissoni surm, kuigi dokumenteerituna kui riigireetmine, võis olla isiklik arve. Ždanov ise suri 1948, ametlikult südamerabandus, kuigi on teooria, et Stalin laskis tema mürgitada. Poeetilist õiglust pole. Ždanov ei vastuta kunagi. Kumm, Eesti NSV siseministeri rahvakomissar, samuti ei vastutanud kunagi.
ta jätkas oma karjääri, pensionile jäi Moskvas, suri rahulikult vanas eas. Kohut ei olnud. Kunagi. 1991. Eesti taastab iseseisvuse. Tänavatel on inimesed, kes kannavad sinimustvalget lippu, mida Tõnisson aitas kaitsta. Nad laulavad laule, mida Tõnisson kuulis Raekoja platsil. Nad võitlevad ilma relvadeta, ainult häältega ja tahtega. Ja nad võidavad. Nõukogude Liit, see tohutu, hirmuäratav impeerium, laguneb. Eesti on vaba. Jällegi. Hildegard ei ela seda nägema. Ta suri Rootsis 1983, 8 aastat enne vabadust. Tema viimased sõnad, nagu tema sugulane mäletas, olid: Jaan oleks olnud uhke. Aga kas ta oleks? Oleks Tõnisson, mees, kes uskus Rahvasteliitu ja rahvusvahelisse õigusesse, olnud rahul sellega, kui väikene Eesti saavutas lõpuks selle, mille eest ta suri? Jah. Aga ta oleks olnud ka kurb. Sest vabaduse eest maksti hinda 10 000 elusid, 30 aastat okupatsiooni, kogu ühe põlvkonna lapsepõlve. See hind on raske. Ja Tõnissoni ohver oli ainult üks number selles pikas, valusas nimekirjas. Täna, kui käite Tartus, näete Tõnissoni monumenti. Tal on oma tänav, oma mälestusmärk. Aga kus on tema haud? Keegi ei tea. Kusagil Tallinnas, ühishauas, on tema keha, segatud 10 või 100 teiste ohvrite kehadega. Ei ole nime. Ei ole kivi. Ainult teadmine, et seal, kusagil sügaval maa all, puhkab mees, kes uskus õigusse rohkem kui ellu. Kas Tõnisson eksis? Kas ta oleks pidanud põgenema ja elama kauem ja võib-olla tegema rohkem? Või kas tema valik jääda, vastu vaadata, surra oma põhimõtete nimel, oli ainus õige valik mehele nagu tema? Me ei tea. Ajalugu ei anna sertifikaate õigsusest. Ajalugu annab ainult tagajärgi. Ja Tõnissoni tagajärg on see: Eesti mäletab teda. Mitte täiuslikuna, ta tegi vigu, ta oli kangekaelne, ta oli uhke. Aga teda mäletatakse mehena, kes ei müünud ennast. Kes ei põgenenud. Kes jäi? Aga üks küsimus jääb. Üks küsimus, mida ei saa arhiivid vastata. Küsimus, mis elab igas eestlases, kes mõtleb Tõnissonile, kui sina oleksid tema kohal olnud, 71 aastat vana, väsinud, teades, et surm ootab, kas sina oleksid jäänud? Või oleksid põgenenud? See ei ole süüdistus. See on lihtsalt küsimus. Küsimus, mis sunnib meid vaatama peeglisse. Sest lihtsam on olla kangelane siis, kui hind ei ole reaalne. Aga kui hind on su elu, kas siis sa ikka valid õigust? Tõnisson valis. Ja tema valik, kas õige või vale, jääb kõlama läbi aastakümnete. Jääb kõlama selles tühjas kohas, kus peaks olema haud. Jääb kõlama igas Eesti lapse südames, kes õpib ajalugu ja küsib, kes oli Jaan Tõnisson. Ja vastus on mitte see, mida ta tegi. Vastus on see, milleks ta keeldus muutumast. Ta keeldus muutumast kartlikuks. Keeldus muutumast pragmaatikuks. Keeldus muutumast ellujäänuks ilma hingetunnistuseta. Kas see oli piisav? Kas see oli mõttega? Kas tema elu ja surm muutsid midagi? Vaadake Eestit täna. Ja otsustage ise.